Tihtipeale küsitakse, et miks mina kala ei saa ja teine vend saab. Tegelikult on paljuski kinni see asi sinus endas. Need, kes tavaliselt kala saavad, on need, kes viitsivad tööd teha. Töö tegemine tähendab seda, et sa teed päevas 50–100 auku ja ei raiska palju aega augu all või augu peal, kus ei ole kala. Väga hea abimees on selleks, et aru saada, kas kala on augu all või mitte. Selline nagu lihtne abimees on praktik. Teine asi on see, et alati töötavad sellised landid, mis tekitavad vee liikumist. See vee liikumine tõmbab korraks üks äreva hetke sinna vee alla ja röövkala tunnetab, et midagi toimub. Kui ta seal ümbruses on, siis tegelikult tuleb kohe vaatama. Kui ühtegi reaktsiooni ei järgne, tegelikult on väga okei asi, millega kala olemasolu kontrollida, selline kollane jakk. See võiks olla igas landikarbis. Samamoodi punane, hõbedane, siis kindlasti on sellised Osseri landid väga head, mida tasub proovida. Muidugi vaieldamatult on kõva mängu ja kõva vee liikumise või vee liikuma panemisega lant on siis igasugused viibid. Et näiteks siin on üks Osseri viib, mis tegelikult lased ta alla, tõstad põhjast meetrit, teed 3-4 tõmmet ja vaatad praktikaga, kas hakkas midagi toimuma. Kui ei toimunud, lant välja, järgmine auk. Mis on veel hea, on kindlasti see Westini salti. See on väga okei asi. Sellega tasub ka proovida. Neid on eri toone, eri raskuseid. Suurematele järvedele 22 grammi, väiksematele kerged. Kindlasti, mis töötavad samamoodi on siis samamoodi vibreerivad sellised. Nendega saab ka suvel püüda, et need on ka väga okeid asjad. Seda valikut on palju, aga nagu loogika võiks olla see, et tegelikult sa ei raiska ühe augu peal palju aega. Kui sa näed kala, tasub keskenduda, kui kala ei näe, lähed edasi. Ja kui sul ei ole kajaloodi, siis vaata kella pealt 2 minutit, midagi toimub edasi.